endale. Õige vähe. Ma arvan, et sellel aastal oli meil rekordarv osalejaid. Registreerus 1100, kohale tuli, ma arvan, 900 kuni 1000. Kaitsevägi, Kaitseliit, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, erinevad ministeeriumid, kõik on ka esindatud. Me muutsime võistlusklasse. Me liigitasime võistlejad vorm 1 alla, niinimetatud kaitseväelasteks, kes kannavad kaitsevormi, relva, ja vorm 2 all võis siis osaleda ka dressides, jooksusaabastes. See oli mu 4. kautsrännak, et 3 korda olen siis osa võtnud tsiviilisikuna ja 1 kord võtsin osa kaitseväelasena. Rännak mõjus mulle tegelikult väga hästi, et eriti suurt nagu väsimust ei olegi. Et rada oli väga hea, välja arvatud need kohad, kus oli nagu põlvini jääkülma vett, aga see on vist tingitud sellest talvest, mis oli täna Eestis, nii et ei ole põhjust viriseda. No pärast veetakistust on nii nagu ta on, valame vett välja saapast. Aga enne veetakistust oli, et võiks päris kiiremini käia. Skautsrännakul esimest korda, emotsioonid on laes. Väga huvitav ja põnev võistlus. Ei no, eks arvata oli, et siin see pankranniku-äärne metsarada läheb vesiseks, et selles mõttes nagu üllatust ei olnud ja olin sellega arvestanud. Ma hindan konkurentsi kui väga tugevat, eriti just nagu kaitseväelaste poolt, kes on minu meelest nagu auväärt nagu inimesed selles mõttes, et nemad jooksevad ju relvaga, saabastes, vormis ja minu võit selle kõrval on nagu täiesti tüüne asi, sest vormis joosta on 10 kordi raskem. Võin seda öelda oma kogemuse põhjal, kui jooksin ise ka saabastes ja vormis, et 2008. aastal. Konkurents on kõvemaks läinud, et sellisest harrastusrännakust on saanud juba niisugune omamoodi mõõduvõtmine. Et siin on ka nagu tsiviilinimesed osa võtavad ja neil on muidugi see eelis, et neil on tossud ja need, et see annab mingi eelise tegelikult võrreldes vormi ja saabastega, aga võit ei ole kohati mõisteta.